MTÜ Tramburai Bamba, mis on juba 3 aastat organiseerinud koolilastelaagreid nii suvel kui talvel. Kus on pärit see hulljulgus, et võtta mõis ja seda majandama hakata? Julge hundi rind on rasvane, nii öeldakse ju, aga põhimõtteliselt muidugi saab nagu lihtsamaid teid pidi minna ja ütleme ka, ma ei tea, lihtsamaid ameteid ja töökohti pidada, aga kui võtta ette midagi uut ja hakata seda arendama ja endal ka parasjagu tahtmist ja motivatsiooni on, siis on kõik tehtav. See tuleb lihtsalt kuskilt niimoodi veerema panna. Tegelikult paljud näevad seda mõisa, et ei juhtu seal midagi, et nagunii seal midagi ei tehta või ala midagi sellist. Et siis need paar sõbrannat on siiski ikkagi hakanud muga ja meiega kaasa mõtlema ja kaasa tegutsema, et selle üle mul on hästi hea meel. Et on inimesi, kes sellesse usuvad. Meie suur eesmärk on teha siin lastelaagreid. Kui tulevikule mõelda, siis võib-olla need lapsed, kes siin käivad ringi jooksmas, äkki need kuidagi näevad, et siis Valgamaa ja siis Karula kant on ka just nagu niisugune tore koht, kus olla ja elada võiks. Selle paigaga on niimoodi, et minu vanaisa vanaema elasid siin, vanaisa talus elan praegu mina. Ja selle mõisamajaga on selline seos, et minu ema lõpetas siin 9. klassi. Praegu on selline seos, et kuna mu sõbranna tegutseb siin oma laagrite ja üritustega, siis mina lubasin teda kunagi väga aidata igast tema tegemistest, kui ta selle ära ostab või ta saab selle, siis nüüd täidan oma lubadust. Kuidas külarahvas mõisa tegutsemisse suhtub? Ja ma arvan, et positiivselt, sest on hea näha, et siin majas elu käib, et ta ei ole lihtsalt mitte üks järgmine tondiloss kuskil külas seismas, vaid ikkagi inimesed tulevad, teevad ja jaanipäev on ehe näide sellest, kuidas kõik pidutsevad koos ja kõikidele väga meeldib see. Saab järeldada, et kohalik kogukond hoolib mõisast.